on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad, Autotund tagasi ja stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geenius uudisteportaalist ja külaliseks täna Mart Raamat, Eesti Õliühingu tegevjuht ja nagu juba ametinimetusest aru on saada, siis meie Martiniga istume piltlikult öeldes ühel pool lauda ja hakkame küsima keerulisi ja võib-olla mitte nii keerulisi kütuseteemalisi küsimusi. Jaa, sest tegelikult eelmisel aastal ütleme niiviisi, et Eestis ikkagi kõige tuntud, igalt poolt kõige rohkem meediast läbi käis. Number 1 oli Kaja Kallas ja number 2 oli Mart Raamat. Et kuidas sai Eesti Õliühingu tegevjuhist meediastaar? Sellest me hakkame siin rääkima. Et küsimusi ja teemasid on palju. Nii, aga võtame kõigepealt, et siis saaks aru, et mida sa siis teed, et mida ja keda õliühing esindab? Kas see on jaemüüjad, on see hulgimüüjad, on see üldiselt, kas sinna kuuluvad kõik meile tuntud kütusemüüjad Eestis? Jaa, tere minu poolt ka. Väga tore, et me saame sellisel üldisel teemal alustada, et siis lähme nende keeruliste küsimuste juurde ka. Õliühing on tõesti Eesti siis kütusesektori esindusorganisatsioon ja teen väikest reklaami ka. Sel aastal Õliühing saab 30 aastaseks, et aastal 1993, 20. mail siis asutati Eesti toonaste kütusefirmade poolt, asutati Õliühing ja me oleme selline tavaline esindusorganisatsioon, nagu ikka erialaliitudel on ja meie liikmed on siis, võiks öelda küll täna, et kõik Eesti kütusefirmad, kes siis transpordikütustega tegelevad, et meil on 13 liiget, kõik suuremad kütuseketid, jaeketid, terminalid, maaletoojad ja ka hulgimüüjad, et me tegelikult esindame seda julgelt üle 95% Eesti kütuseturgu. Sina oled nüüd olnud seal tegevjuht, kui ma ei eksi, 3-4 aastat. 3 aastat ja 4 kuud läheb praegu, jah. Mis on suurim võit selle aja jooksul? Et ma kujutan ette, et siin üht-teist tuleb kuskil nagu lobistada, mingite asjade eest tuleb seista, aga mis on nüüd kõige suurem võit, mis sa oled sa suutnud ära teha? Ma arvan, et üks suurimaid võite on võib-olla see, et nagu te ütlesite, et teatakse, mis organisatsioon Õliühing on, et kütuseteemad on sellised asjad, mis inimesi väga paeluvad varasemalt, nagu tegelikult ei teatud võib-olla kes Eestis esindab kütuse või kes ei räägib Eestis kütuse teemadel ja võib-olla see, et me oleme saanud nagu sellise hea nähtavuse, inimesed loevad ja loodetavasti usaldavad seda, mis me räägime, et ma arvan, et see on üks võit, aga poliitilisel tasandil, nagu sa ütled, tegelikult ju see on üks suur lobitöö, ma arvan, et üks ägedamaid võite ja ägedamaid võitlusi, mis me siiamaani pidanud oleme, ongi vana hea diislikütuse aktsiisi teema, et mäletatavasti tegelikult see aasta või eelmise aasta kevadel oleks pidanud see aktsiis jälle tõusma ja tegime tegelikult eelmine aasta päris kõvasti tööd selle nimel, et see aktsiisitõus ära jäi ja nii ta juhtus, et ma arvan, et see on selline hea näide, et kuidas siis tegime koostööd nii vedajatega kui ka teiste esindusorganisatsioonidega, kus me siis nii-öelda selgitasime nii avalikkusele, poliitikutele, valitsusele, ametnikele seda, et miks see aktsiisitõus oleks üks rumal otsus ja õnneks mõistuse hääl jäi kõlama. Tookord, kui ta langetati või siis ajutiselt oli see 8 aastaks ja siis pikendati, kas see praegult on jälle tähtajaline või nüüd on ta tähtajatu ja ta on praegu tegelikult tähtajaline, et ta peaks hakkama siis jälle tõusma järgmisel aastal, aga mitte nüüd kohe hüppega tagasi sinna kõrgele 47,2 senti liitri kohta, vaid selliste sammudega, et ta jõuab siis aastaks 2028 tagasi sellele endisele tasemele, aga eks see kuidas öeldagi, see kütuseäri on selline mahu ja marginaali äri ja tegelikult seal need sendid nagu mõjutavad väga palju seda, kus tankimas käiakse, eks ju, et me täna näeme seda, et siiamaani Valga
maakonnas, sisuliselt ainuke maakond, Valga-Pärnu maakonnas on need maakonnad, kus siis diislikütuse tankla müük tõuseb, ehk siis nagu tegelikult me toome ikka veel seda aktsiisiraha Eestisse tagasi, et noh, ka see väike, võib tunduda väike 3 senti tõusu, noh, suurtel tarbijatel, vedajatel on see ikka tegelikult märkimisväärne kulukomponent kokku panduna. Kas Martin, sa tahtsid oma küsimuse? Küsimus on meelest ära. Sul oleks küsimus selge. See pärast välja jõud. See oli nii hea küsimus, aga läks meil meelest. Äkki tuleb pärast meelde. Okei, võtame siis siin mõne järgmise teema. Ma ei oskagi öelda, et kas või kelle võit või kaotus, ühesõnaga biokütuste teema. Ma natuke juhataks seda võib-olla natuke ise sisse, et kui see nüüd tuli biokütuse nõue, siis kütusemüüjad rääkisid, et ei ole hullu, tegelikult see kõik päris hea ja las ta olla ja selgitati kõvasti. Ja siis nüüd me oleme olukorras, kus iga selle tanklaposti peal on kirjas, et suurelt ja uhkelt, et meil seda rohelist jura siin kütuse sees ei ole. Et kuidas me nüüd oleme nagu sellisesse olukorda jõudnud, et okei, ma isiklikult arvan, et see on suhteliselt mõistlik, aga kuidas ikkagi nüüd on niiviisi on läinud? No ma arvan, et siin on sellist palju on olnud probleeme sellega, et inimesed tegelikult ei tea, mis see nii-öelda biokütus on, et palju on kartust, et see tõesti mõjutab kuidagi autot, mootorit, et ta on ebakvaliteetne, noh, tegelikult kogu maailm segab seda biokütust siis fossiilse kütuse hulka, reaalselt kogu maailm. Ja noh, mingisuguseid nagu probleeme otseselt ei ole, et ma ei tea, miks meie kuidagi selline avalik arvamus leiab, et see on kuidagi halb, et see tõttu nagu probleem on tõesti nagu täna pigem inimeste teadlikkuses ja täna nähakse seda, et kui sul on kirjas, et siin kütus sisaldab biokomponenti, et siis see on pigem nagu negatiivne tarbija vaatest, et kas see on nagu õige, kindlasti ta ei ole ratsionaalne, et tegelikult seal nagu noh, inimene peaks ise teadlik olema, et milleks sa kütust kasutad ja tõesti, kui sa E5 või E10 95 kütust paned oma muruniiduki paaki, noh siis ei olegi õige koht, kus seda kütust kasutada, eks ju, et ma arvan, et iga inimene peab nagu natukene teadlikumalt tarbima, aga noh, selline suur hirm on küll nagu selgelt proportsioonist väljas tegelikult. See tuli natuke sellest, et seal alguses, kui see tulema hakkas, avaldati siis mingi tohutu nimekiri autodest, millele see sobib ja siis oli seal ikkagi ka autost, millele soovitatakse, et pigem siis panna 98 ja kui sul oli veel natukene haruldasem auto, siis seda autot oli lihtsalt ka raske leida sealt nimekirjast, nii et see lõpuks olid natuke, mina olin ühe oma autoga, olin natuke ikkagi, pidingi minema 98 peale, sest et seal nimekirjas seda autot ei olnud, et just kui see võiks nagu turvaliselt tankida. Ja noh, teine vastuolu, mis sellega tekkis, oli see võib-olla isegi mitte nimelt autokeskne kui see, et kui bio see bio siis ikkagi on, et kui me selleks nagu toidust hakkame, eks ju, kütust tegema, et siis on noh, et see on lihtsalt võtame ühe käega ühest kohast ja panem teise kohta, ikka on kõik halvasti. Ma saan aru, et sulge ei ole ka lihtne selle pärast, et sinu organisatsioonis on neid, kes uhkelt sinna sisse segavad ja seda eriti veel nagu positiivselt välja toovad ja on neid, kes uhkelt seda nulli panevad sinna, et selles mõttes ma saan aru, et sul on ka natuke raske. No meil on jah, ütleme, et meil Eesti on selles suhtes Euroopas suhteliselt ainulaadne selline kütuseturg, et meil on see nii-öelda paindlik lähenemine, kus siis on võimalik sul täita erinevalt siis seda kohustust, et sul on Euroopa Liidust direktiivi kaudu on kehtestatud siis Eesti kütusemüüjatele taastuv energiakohustus, mida on biokütuse kohustus ja siis on nagu erinevad võimalused, kuidas seda statistiliselt täita, et kui mujal Euroopas on suhteliselt täpselt reglementeeritud, et sa peadki müüma B7, eks ju, sa peadki müüma E10, E5, eks ju, siis Eestis tegelikult seda kohustust ei ole ja päris paljud meie ettevõtted kasutavad näiteks biometaani, elektrienergia statistikat, et täita seda eesmärki, teised segavad siis nii-öelda biokütuseid, bioetanooli, aga noh, tegelikult järjest rohkem nii Eestis kui tegelikult Euroopas kasutatakse siis seda nii-öelda HVO võimalust, et HVO on siis selline
bioloogilise päritoluga diislikütus, et ta molekul on täpselt sama, mis tavalisel diislikütusel, sul ei ole mingeid kvaliteediprobleeme seal ja ta võib põleda täpselt samas mootoris, et sul tegelikult isegi Eestis minu teada ei ole laborit, kes suudab eristada HVO molekuli ja diislikütuse molekuli, et noh, tegelikult neid nagu võimalusi tõesti on ja noh, Eesti inimene on kas siis õnnelik või õnnetu, et tegelikult siit leiab kütuse nagu nii iga ettevõte kui ka iga eratarbija, kellel on väga spetsiifilised huvid, ütleme siis nii. Aga lähme siis edasi selle ainulaadse kütuseturuga, et Eestis praegu bensiin 95 maksab 1,789 mainstream hind, Hispaanias on 20 senti odavam, siis ja tegelikult miks näiteks sina oled ka niiviisi tähelepanu keskpunkti jõudnud, on ikkagi see, et kui hind tõuseb, siis on inimestel valu, siis see läheb korda. Kui hind oleks praegu seesama bensiin oleks 1,1 peal, kedagi ei huvitaks. Oleme ausad. Loomulikult, täpselt, et ma tahaks tuua siin häid uudiseid, aga viimased nädalad näitavad, et see valu võib jätkuda Eesti ja tegelikult Euroopa inimestele, et me just kirjutasin kirjutan väikest kommentaari ja just esimene pealkiri sai pandud, et kuidas tegelikult lähemad kuud ootavad ikkagi või lähematelt kuudelt võib oodata nagu kütusehindade tõusu just seoses selliste Euroopa üleste sanktsioonidega, aga ma saan aru, et nagu point on pigem sellest, miks kuskil mujal on odavam kui Eestis, et tead, see on nagu natukene on ta see selline, ütleme siis linnalegend, et kuskil mujal on jube palju odavam, et kui sa vaatad tegelikult selliseid keskmiseid hindu, et jah, pildid on võib-olla tõesti, et Hispaanias ühes kohas on sul 20 senti odavam, aga kui sa vaatad nagu keskmise hindu üle Euroopa, siis need on suhteliselt täpselt järgivad siis seda, mis siis on tegelikult kütuse siis see maksukomponent seal sees, et Eestis lihtsalt on maksukomponent Euroopas üpris kõrgel tasemel, diislikütusel olime isegi Euroopa top 5, et see tegelikult on üks põhjus, miks see hind üles aetakse ja teiseks loomulikult ka see, et me oleme nagu absoluutselt Euroopa kõige tagumine ots, absoluutselt kõige väiksem turg, oma spetsiifikaga, nagu me rääksime sellest paindlikust nõuetest kütusele, eks ju, et see kahjuks räägib meie kliendi nagu kahjuks, jah, et probleem peitub nagu seal. Mina olen neid ettevõtteid, keda te esindate, nende majandusaasta aruandeid vaadanud ja saan aru, et tõesti ka need marginaalid seal kõrged ei ole, et või siis on Kabanossi äri niivõrd kahjumlik. Aga jah, tundub, et kõrge ei ole. Samas enne jõule toimus üks uskumatu lugu. Kas oli Circle K ja teised tulid ka kaasa, pakkusid paaril päeval või ühel päeval -15 senti. See oli 3 tundi. 3 tundi. No tegelikult seal natuke kauemaks läks, kes kuskil jõudis, on ju, aga mis asi, kuidas sellised asjad saavad toimuda, kusjuures ma lihtsalt tooksin välja, et Circle K tegelikult Lätis tegi ju tegelikult seda sama, vähemalt nii palju ma tean. Nad vist nagu rääkisid jah, et nad teevad üle Euroopa seda, et see tegelikult nagu peegeldabki võib-olla seda, et kui sul üks ettevõte teeb selline suur ettevõte, kellel on mitmes Euroopa riigis, siis tanklad teeb sellise nii-öelda ketiülese kampaania. Ma ei tea, kas Lätis tulid teised kaasa selle hinnalangetusega 3 tunniks, et see tegelikult nagu näitabki seda, et kui palju või kui konkurentsitihe see Eesti turg on, et ei saadud jätta, nagu teised kütuseturu osalised ei saanud jätta selle, et okei, et me oleme siis siin nüüd 3 tundi kõrgemal, et mis sõnumi sa annad kliendile, kui palju sa kaotad müügis, nii edasi, et tegelikult see natukene selline reaktsioon teiste kütusefirmade poolt natuke näitabki seda ära, et see turg on tegelikult tihe, et kui sa mõtled, et mis meil on 1,5 miljonit inimest, meil on 5 suurt ketti, ütleme jah, juba 5 suurt ketti, Circle K, Alexela, Olerex, Neste, Tartu terminal, Jetoil on rohkem hulgimüügis, eks ju, aga meil on üpris nagu palju selle Londoni eeslinnajagu tegelikult kütusefirmasid, et seetõttu ma arvan, et Eesti inimene võidab sellest.
Mina olen muidugi vaadanud ka neid aruandeid selle koha pealt, et need väiksemad, kes müüvad ka natuke odavamalt, et nende marginaal on isegi teinekord suurem, aga ma ei kujuta ette, et kas tuleb sellest, et seal mõni inimene teeb lihtsalt nii palju rohkem tööd ja ei hoitu üleval 20-liikmelist turundusosakonda ja ei tehta miljonite eest telereklaami. See võib vabalt nii olla, ei ehitata suuri tanklaid, ei investeerita alternatiivsetesse kütustesse, et see tegelikult ilmselt on põhjus, et kui sul investeeringukulud on madalad, eks ju, sa ei pea neid kandma, ilmselt siis sa seal nagu võidad ja saad marginaali suuremana hoida, et ju siis see kabanossi müük ei ole siis ikkagi nagu nii hea äri. No samas ma lihtsalt olles veel neid lugenud, siis mulle meeldib ühe suure kütuseketi, ma lihtsalt säästan neid, et ma ütlen see nime välja, aga võib-olla ise teate, kelle ühe aasta kõige suuremaks investeeringuks olid jääjoogimasinad 15 või 20 tanklasse, see oli majandusostu aruandes kirjas uhkelt. Aga naljaks, et võib-olla aita natuke kuulajale siis selgitada, et kuidas on kogu aeg ühes lauses, et meil on tohutu suur konkurents kütusefirmade vahel ja see hind on kogu aeg sama. Ma loen, kuna ta on avalik postitus, Alan Vahti postitus, see oli teemaks üldse nüüd see, mille juurde me ka tuleme, see, mida siis tanklapostil ikkagi kuvada, eks ju. Aga ta on siin teinud järjekordse arvestuse, kuidas, mida, ja siis kirjutab. Võib eeldada, et kütuseturu suurest konkurentsist tulenevalt kujuneksid ka 100 kilomeetri kohta kuvatavad andmed viimase komakoha täpsusega täpselt ühesugusteks. Et kuidas, ühes lauses me räägime nagu konkurentsist, kui ma võtan kütusfirmana kas või võtame sama selle õnnetu kabanossi müügi, et kõik tuleks minu juurde kabanossi ostma. Et iga päev muudaksin, täna tõmban siin 15 senti alla, homme panen natuke juurde, aga et minu arust ei ole ju konkurents, kui hinnad on kogu aeg samad. No aga äkki just seda vaadata nagu niipidi, et äkki see ongi just täielik konkurents, sellepärast, et sul mitte ei toimu hind või ütleme niimoodi, et sul on väga siis hinnatundlik tarbija. Sul on väga hinnatundlik tarbija, iga kütusefirma saab aru, et kui ta müüks kõrgema hinnaga, siis klient läheks talt ära, tema juurest ära, ta kaotaks müügi. Järelikult see hinnakujundus käibki selle kõige madalama pakkuja vastu. Sellepärast, et kui sa hoiad kõrgemat hinda, siis lihtsalt sa kaotad selle kliendi ja sa kaotad lisaks jääjoogi, kohvi ja kabanossi raha, eks ju. Tegelikult ta käib nagu madalama pakkuja peale ja seetõttu ühelt poolt võib nagu öelda, et tekib küsimus, et miks see hind nagu ühesugune on, kui sul on nagu püsikulud on ilmselgelt nagu erinevad. Ma lihtsalt täpsustin natukene, see mis muljega vaata väljapoole jääb, et kui me räägime siis PR-kuludest, et see kütus, kui keegi tõstab, ütleme, tal saigi siis see sisse ostetud natuke soodsam kütus otsa, mingi tohutu Exceli tabel näitab, et kõik on minuti pealt on nagu sabas. Nagu, selles mõttes ma ei hakkasin mingit, et nüüd on samal hetkel tühjaks. Just, et ma ei hakkasin seda kartelli juttu ajama, see on selline vandenõuteooria, aga lihtsalt, et samal hetkel, et keegi isegi päeva ei pea vastu, aga ma müün täna veel odavamalt. Kõik vaatavad, näed, hea PR, et ma müün... vaata, sa müüd odavamalt või see, et sa teenid selle 2 senti kasumit võrreldes sellega, mis sa arvasid, et sa eile teenid. Aga ma ei ole nagu 100% selles nagu kindel, et raporteeritakse, et jah, tõsteti, eks ju, hinda. Aga ma ei ole nagu 100% kindel, et see käib nagu niimoodi nipsust, et keegi tõstab, kõik tulevad samaga järgi, sest tegelikult see toimub ikkagi nii, et ka neid hetki on, kui keegi üritab tõsta, keegi ei lähe kaasa, ta tuleb alla tagasi. See lihtsalt ei jõua kuidagi meediasse, sest mis sa raporteerid siis või kuidas see on, et sul tund aega olid kõrgemad hinnad, keegi kaasa ei tulnud ja hind oli sama, et tegelikult neid situatsioone on nagu ka, on ka selliseid situatsioone, et keegi tõstis, teine tuli natukene, ütleme, keegi tõstab 5 senti, teine tõstab 3 senti järgi, teised turuosalised lähevad selle 3 sendise tõstja vastu hinda tegema ja siis tuleb see 5 senti, tuleb 3 peale tagasi, eks ju. Neid situatsioone on, see ei jõua meediasse, loomulikult ei jõua, sest see oleks sisuliselt nagu sa ütled, minuti pealt raporteerimine, eks ju. See tähendaks seda, et meil peaks olema kuskil mingi kaamerad väljas, mis kogu aeg joonistavad üles neid muudatusi ja siis tuleb aastane selline
aastase graafiku joonistame. Geenius Meediale midagi, kindlasti saate kõvasti klikke saada. See oleks hea idee. Kütuse jälgimis äpp. Erinevaid asju on tegelikult proovitud teha, aga ka praegu mingi bensiinihind.ee jookseb, aga see on ka ta ei ole ju nii kiire, ta ei ole reaalajas. Et see on, ma ütlen, äriidee kõikidele kuulajatele, mingi hea äpp ja inimesi tuleb nagu murdu, sest Eestis kõik ju jälgivad seda, et mis postis toimub. Ja. Mina ei suuda ikka bensiinijaamast niiviisi mööda sõita, et ma ei vaata, mis ja mulle pilte ei saada, kuule, näed, jälle tõusis, kas sa juba tegid nupu? Aga pöörame nüüd selle asja natuke mujal, et milleks ise sõidad? Vist enne arutasime, või enne rääkisin, et tegelikult ma olen selline, ma alati kõigile ütlen, ma olen nagu heas mõttes nagu silmakirjalik õliühingu juht, et ma ise teen 90%, ma julgelt ütlen 90% oma sõitudest teen kas rongi, ratta või rongiga, rattaga või siis kasutan jalgu sihtotstarbeliselt, et auto on mul 84. aasta BMW, mis praegu ei sõida üldse ja eelmine suvi ka ei sõitnud, sest oli mingisugune jama, aga loodan järgmine suvi selle sõitma saada. Ehk siis nagu hobiauto, mitte lihtsalt, et sul kuskil mingi ront vedeleb, vaid selline, okei. Jah, et ma ostsin ta kunagi 4 aastat tagasi ja ta oli juba siis päris heas korras, aga eks ma olen pidanud seal kere tegema natukene, nüüd mingi elektrisüsteemi tuli vahetada, siis kõik sisu lasin uuesti panna ja kõige keerulisem kusjuures oli rehvide väljavahetamine, sellepärast et ostsin auto, millel olid all rehvid Made in West Germany oli peale kirjutatud, eks ju. Ja velgedele ja reaalselt olid mingisugused sellised väljad, millele rehviring maksis 4000 eurot. Mis mudel on? Ei olnud nii palju, ta oli mingi mitu tuhat oli igal juhul. Ta on BMW, mis ta on siis E28? 5 seeria siis? 5 seeria, jah. Et see on ilus kirsipunane, et ma see järgmine suvi loodan, et kõik, kes Tartus ja Lõuna-Eestis on, siis nad näevad seda ilusat autot ka linna peal ringi vuramas, et suur lootus on. Elektriautot ei ole mõelda osta? Kunagi olen. Ma nüüd ei ole 100% kindel, kas enam oleks mulle mõistlik. Ma elan Tartus suhteliselt, miks mul on võimalik nii liikuda, on sellepärast, et ma olen Tartus suhteliselt kesklinnas, või päris kesklinnas, nii et raudteejaam on 10 minutit, Raekoja plats on 7 minutit, et väga sellises logistiliselt heas kohas. Mul nagu pere ei ole, mistõttu mul sellist nagu lolli logistikakulu ei ole, et sellepärast ma ostsin ka hobiauto, ma nägin, et suvel on just see hetk, kui ma nagu tarbin oma masinat ja seetõttu, kuna minu meelest ei ole mõtet sul osta endale asja, mis sul nagu lihtsalt seisab või sa kasutad seda ebaratsionaalselt. Et siis kuna ilmselt ka tulevikus mu nagu sõidud on valdavalt pikemad, valdavalt kuskile loodusesse maale, siis ma nagu ei näe, et tegelikult mul oleks vaja elektriautot. Et mis muidugi nagu loomulikult, kui sa oled Tallinnas või isegi Tallinna lähedal, elektriauto on kindlasti nagu loogilisem kui konventsionaalne auto, eks ju, aga ma ütlen, siin ongi taas kord see, et iga inimene peaks ise aru saama, et mis tal nagu kõige ratsionaalsem on, et mul endale meeldib kõndida ja rattaga sõita ka, et ei ole vaja autot, kui sul on võimalik muud moodi ära lahendada asjad. Nii, aga ma tahtsin selle vestluse nüüd sujuvalt viia on ju elektriauto peale ja nii räägime elektriauto toetustest ja räägime siis sellest, et tegelikult ju kuidas üldse teie vaates see kogu see elektriauto teema on ikkagi äririsk õliühingu vaates? No äririsk või ärivõimalus, seda saab mõlemat pidi vaadata. Teilt vist, kes tegeleb, üks vist aktiivselt Eestis tegeleb? No Circle K ka juba paigaldab. Okay, no aga eks teistel on plaanid või teistel on midagi on, eks ju. Aga ma ütlen, ma ise, tausta mul see, et ma töötasin varem Keskkonnaministeeriumis, enne kui ma õliühingusse läksin, olin seal energeetika ja transpordi peal ja tegelikult too eelmine ostutoetus, mis oli siis aastal 2018 või 19, oli, mina olin ka seal väljatöötaja. Siis tundus see asi nagu loogiline, et meile müüdud nagu elektriautosid, teadlikkus oli nõrk, eks ju, inimestel, isegi nagu ettevõtted ei osanud või julgenud selle peale mõelda, olukord on nagu märgatavalt täna muutunud, et 5 aastat hiljem või 4-5 aastat hiljem me oleme ikka sisuliselt sama otsa peal, et tegelikult on täna mudelid olemas,
kas meil on vaja jagada ekstra toetust selle ostmiseks või mitte, et ma ei tea, kindlasti elektriautode arvukus tõuseb, ma olen 100% selles kindel, aga ma nagu ütleks ka seda, et täna on need plaanid väga suuresti tehtud sellise õhina peale, et meil on vaja täita mingisugused eesmärgid, elektriauto on õige asi selle peale. Ma ei ole üldse kindel, et kui see nagu reaalsusest, kui me räägime sellest, et sul peab elektriauto tootmismaht peab 5 korda sama palju olema, kas see nagu tegelikult on realistlik, kas nagu tegelikult peavad nii laadimisvõrgustik peab vastu, peavad tarneahelad seda vastu, olukorras, kus sul tuleb täna sisuliselt, sul ei ole võimalik elektriautot ilma Hiinat ehitada, reaalsus on täna see, et sul tuleb aku metallidest tuleb vist 90% Hiinast, eks ju, et tegelikult nagu minust küsimusi on päris palju, kas see realiseerub või mitte, mingis mahus ta realiseerub, kui kiiresti, ei ole sugugi kindel. Et kui elektriauto taristu ehitamine oleks täna majanduslikult väga mõistlik ja tulutoov, siis oleks kõik kütuseketid ilmselt selle juba endale ära teinud. Miks, või küsiks pigem nii, et kas te seda ka lobistanud olete, et infra rajamiseks toetust tegelikult just, et igas selles kütusetanklas oleks ka see elektrihind seal posti peal? See on mu väga isiklik nagu seisukoht, et minu meelest nagu sellise nagu äri tegemiseks nagu toetuste lobistamine on natuke nagu selline õhuke jää ja nagu natukene selline, et kui ta nagu ei toimi äriliselt, miks me siis arvame, et ta peaks nagu kunagi hakkama äriliselt toimima. Et kas nagu tegelikult nagu seal on sellist nagu probleemi, et ma nagu personaalselt ma ei ole nagu väga selline toetuste usku inimene, et minu meelest nagu see asi, et ta toimiks, ta peaks nagu majanduslikult loogiline olema, et aus vastus on, et ei ole nagu lobistanud seda ja ma arvan, et konkurentsi vaates tulevad nagu võiksid tulla nagu kõige efektiivsemad lahendused, eks ju, et lihtsalt nagu tundub, et see elektritaristu välja ehitamine on tegelikult nagu nii mitmetahuline küsimus, et okei, sa sinna tanklasse saad veel selle liitumise teha, eks ju, aga mis sul tegelikult saab, kui sul Lasnamäe 9-korrulisline maja, mis on 9-korruline kõige kõrgem? Oi, seal on 16 ka või? 16, 4... iga see, Lasnamäel ei saagi, aga me räägime pealt tegelikult ju uued kortermajad, mis ehitatakse, juba nõutakse seda liitumist. Lasnamäel peab saama ju, millalgi peab seal ka saama, kuidagi tuleb see ka lahendada, et seal, kui seal elab 4 Tallinnast, eks ju, rohkemgi veel Tartu mahus inimesi, eks ju, siin ongi nagu jälle, see on minu meelest natukene jälle selline küsimus, et tekib nagu küsimus, et kui me nüüd hakkame nagu jagama toetusi elektriautode ostmiseks, eks ju, kes see saab selle? Rikkam inimene, kellel nagu nii on võimekus osta elektriautot, eks ju, nagu Anvar Samost minu meelest ja see oli väga selline, sai palju vastukaja. Täpselt teravalt, et rikkad inimesed saavad raha lisavarustuse ostmiseks, eks ju. Ja siis teiselt poolt on sul selgelt elektriauto kasutamine on täna soodsam, mis tähendab seda, et sa tekitad nagu sellise topelt eelise rohkem teenivale inimesele, ta maksab masina eest vähem ja ta ja kasutab vähem, sellepärast et samal ajal kui eks ju Põlvas elavale inimesele riik aktsiisi keevitab peale nii, et vähe pole, eks ju, siis Peetris elektriautot omav inimene peab riigimaksudes palju vähem maksma, et siin tegelikult tekib minu meelest nagu selline sotsiaalselt potentsiaalselt väga suur ebavõrdsus, inimesed võib-olla jäävad veel rohkem nii-öelda energiavaesusesse, et seni pole nagu riigilt sellist nagu nägemust, et kuidas see asi nagu tegelikult nagu õiglaselt ära teha, et see on üks kriitika. Siin võiks ju turg selle kokkuvõttes paika panna, kui ühe asjaga on odavam ja tegelikult on kallim, siis tegelikult võiks turg paika panna selle asja, ilma et peaks ühtegi toetust jagama. Aga samas teistpidi, Euroopa Liit, sealt ju tuleb kogu aeg see, et elektriauto, see suurepärane näide oli see, et näidata siis posti otsas seda kulu 100 kilomeetri kohta, mis selgus, et okei, tegelikult see posti otsa ei lähe, aga kuskile väikselt iga tankla peab selle investeeringu tegema, et välja arvatud automaattanklad, et kuskil peab see olema näidatud. Ja see on ilmselt ju tegelikult jääme tipp, neid asju on ju veel.
no jah, et väga tugevalt jah, on, ütleme, et me ei saa rääkida, et jube tehnoloogia neutraalne see transpordi rohepööre oleks, et me ikkagi väga selgelt Euroopa nügib seda ühte suunda, et muidugi see 100 kilomeetri näitamise kulu on oma olemuselt hästi nagu naljakas, et mina nagu tõsiselt usun, et selliste nagu natuke nagu naeruväärsete plaanide väljakäimine, peale surumine tegelikult teeb nagu karuteene sellele, mida soovitakse saavutada, et et kui soov on elektriautot panna inimesed kasutama ja sa tuled selliste plaanidega välja, mis tegelikult nagu seda mis tegelikult tekitavad inimestes nii palju negatiivset vastukaja, eks ju, siis väga paljud ütlevad, et mis elektriauto on täielik jama, et mis jaburustega tegelete, eks ju, et siin nagu tasuks nagu alati mõelda seda, et mis nagu on nagu mõistlik ja mis ei ole, et ma ei ole kindel, et see mõistlik on. Aga praeguse seisuga on on meil sellest üldse pääsu või siis tanklatel, et meid see tarbijana väga ei sega, kas see ekraan on seal tanklas või mitte, aga kas tanklatel tuleb see või keegi alles kuskil otsustab? No ma olen nagu aru saanud, et see tuli meile väga suur üllatus. Sest see ei ole ju, ma ei tea, Circle K või Alexela enda otsus, kas ma panen, see ikkagi tuleb ülevalt, tuleb käsulaud ja jah, aga me ei ole nagu, sõltub nagu sellest, et kuidas riik natukene seda tõlgendab, et mulle nagu tundub, et riigile tuli see ka nagu natukene üllatusena, et Euroopa seisukoht on siis, et tuleb nagu kuvada neid 100 kilomeetri läbimise kulu ja nüüd on küsimus, kuidas seda kõige optimaalsemalt teha, et mida me saavutada tahame, et võib-olla nagu tasuks isegi mõelda selle peale, et sul on mingisugune QR-kood, eks ju, ja siis on igal inimesel on võimalik nagu ise nagu saada mingit nagu rohkem infot selle kohta, sest kui sa paned lihtsalt selle, et palju su 100 kilomeetri läbimise mingi keskmise autoga on, mida see inimesele tegelikult ütleb, et kui sest ta ütleb, tal on seda infot vaja siis, kui ta teeb uue auto ostuotsuse ja tegelikult nagu seal me näeme seda küll, et riik nagu võiks ju palju rohkem nõuda, et sul auto 24-s võiks siis olla see võrdlus, et iga auto juures on sul see, et automüügikuulutuse juures peab see info ka olema. Nii-öelda nagu energiaklass kodumasinatel. No täpselt, eks ju. Aga kas, parandu nüüd, kui ma aastaarvuga eksin, aga pärast aastat 2030 Euroopas veel uusi sisepõlemismootoriga autosid ka müüakse? 2035 minu mõttes. 35 oli, jah. Mõni on lihtsalt ise selline poliittuultes nagu öelnud, aga meie teeme seda 2030 juba mõni linn või niimoodi, aga 35 on see nõue, jah. See 35 on nõue, seal on, ütleme, selles direktiivis on sees ka klausel, et see võidakse üle vaadata, juhul kui need autod kasutavad siis süsinikuneutraalseid kütuseid, eks ju, ongi täpselt 100% HVO peal diislikütus, 100% HVO peal sõitev diiselauto, kui Euroopa Komisjoni otsustab, ka seda võib müüa, aga ma ütleks, et raske on hetkel näha, et jätkub. Mina ütleks, minu tänane tunne on, et pärast 2035 me uusi nii-öelda sisepõlemismootori autosid ilmselt ei näe, aga ma ütlen, et see kõik võib muutuda praeguses poliitilises olukorras, ma ei julge nii öelda. See on esiteks, hakkame nagu punktidega minema, et ei näe Euroopas müügil, eks ju, mis ei tähenda, et neid enam ei toodetaks teistesse piirkondadesse, kus see areng ei ole nii kiire. Siis, eks ju, et milliseid, et võib-olla mingid hästi väiksed või mingitele sektoritele jäetakse, et neid erisusi kirjutatakse siin järgneva 12 aasta jooksul sisse veel, ma arvan, kõvasti. Jah, ma arvan ka, et kes hakkavad pääsema või slogan jääb alles, aga erandeid tuleb ilmselt võib-olla omajagu. Või et see sisepõlemismootor on seal mingi väikse range extenderina võib näiteks sees olla, et sa ei jääks päris teele kuskil maal elades ja eks natukene ma arvan, sõltub ka sellest, et kuidas ma ütlen, et täpselt, et kuidas Euroopa Liit ise suudab oma tööstust muuta, sest ma ütlen, et minu meelest täna või üldse kogu maailmas rohepööre on ikkagi nagu ressursipööre, eks ju, et sul on nagu
sul on nagu palju rohkem vaja ühte, ma ei tea, autosse või ühte elektriliini on palju rohkem vaske panna, eks ju, kui praeguse majandusmudeli juures või praeguse taristu juures, eks ju, et noh, et natuke sõltub ka sellest, et kui seal tekivad mingid pudelikaelad, siis nagu ilmselgelt sul ei ole võimalik sellises ennaktempos nii liikuda, ja loomulikult eks seda me nagu näeme, et kas ja kui palju nagu tegelikult nagu inimesed siis sellega üle lõpuks võtavad, et võib-olla nagu noh, vaadates kuidas öeldagi, Euroopa, kui killustunud on üldse Euroopa ja maailm, noh just eriti sellistes keerulistes näiteks kliimaküsimustes võib nagu väga selgelt tekkidagi olukord, kus sul ei olegi võimalik kõiki inimesi kaasa saada ja osad ikkagi sõidavad oma sisepõlemismootori autodega edasi, eks ju, mis on küll vanemad, mis on küll ilmselt kallimad, aga nad põhimõtteliselt ei tee seda, et noh, see saab nagu huvitav transformatsioon olema, et sisepõlemismootori alla ma vaatan, meil on lihtsalt ühe märksõnana tegelikult, eks ju, biogaas, mis peaks olema siin ühe kütuse tootja arvutuste järgi isegi tead, et CO2 miinuses, CO2 negatiivne, et see on ju sisepõlemismootoriga auto. Et noh, et kust tuleb see loogika, et kui meil on vaja saada hästi võimalikult puhas, eks ju, maailm, et siis me keelame ära näiteks biogaasiga sõitvad autod, sest no ma lihtsalt ütlen vahele selle, et süsinikuneutraalseid asju ei ole olemas, paberi peal saavad nad olla no ei ole ka elektriauto, noh, selles mõttes, et kuidas üldse meil on, biogaas see nüüd seoses gaasi hinna tõusuga on täiesti ära kadunud teema või? No ma just, kusjuures eile lõin uute iga kuu, eks ju, mis Transpordiamet registreeritud sõiduauto või registreeritud sõidukite numbreid lööb kokku, et mis te arvate, palju detsembris uusi CNG sõiduautosid registreeriti? Ma vist saan ka neid, see oli mõni teist. Kaks detsembris 2, et noh, et see on nagu natukene, selgelt on näha jah, et ütleme, ja siis ma vaatasin aastad kokku, kui 2020 oli äkki sõiduautosid oli mingisugune 700, eelmine 2021 oli 500, siis oli 300, 2022, et noh, et see langustrend on üpris nagu märgatav, et tarbija jah, väga julge neid CNG sõidukeid enam osta. Aga miks me ei saa biogaasi osta nagu kohaliku hinnaga, et kas see on kõik kuskil ka muutumises, et miks see peab ka börsilt, et inimesel teeb küsimus, oota, siin on kuskil tehti jälle ju Eesti biogaasijaam, ei ole üldse Venemaaga seotud, eks ju. Et aga miks ma ikkagi pean nägema seal postil seda CNG hinda, mis kerkis vist äkki 0,8 pealt 2,8-ni? Ta isegi käis 4 peal. Ta käis 4 peal, praegu ta on minust mingi 2,3. Ja praegu ta on 2,8, jah. Et see on, ma olen nagu aru saanud, et eks see ole nagu natukene selle alternatiivhinna vastu tehtud see asi, et ega ma nagu spetsialist ei ole, sellepärast kindlasti Gaasiliidu juht Heiko Heitor oskaksin seda kommenteerida, aga noh, eks loomulikult tõuseb ka hind teataval määral, sest sul on ikkagi nagu sa kasutad energiat sisendina, sul tootmishind ka tõuseb, eks ju, ja samas nagu noh, kuna see näitab võib-olla, et siis see konkurents ongi nagu loogiline, et sul ei toimu hinnadumpingut, et sul on nagu vastavalt siis sellele nii-öelda alternatiivkütusele on hind tehtud, eks ju, aga noh, ma ütlen, ma ei tunne, see gaasiturg on väga spetsiifiline, sest seal on palju nagu sellised enamus tarbimist on tegelikult ju bussides, et bussides on küll toimunud väga nagu mõistlik üleminek, et Tallinnas, Tartus ju tegelikult gaasibussid nagu enamuses on, eks ju, et seal need on nagu noh, hästi suur tarbimine, et mis siis nagu tegelikult nii maagaasi kui ka siis biometaani nagu kasutavad, et see turg on nagu spetsiifilisem ja natukene teistsugusem ja ma ei oska lihtsalt nagu nii hästi vastata, et miks ta nii on. See on täiesti aus vastus, mõtlesin, et kui tihedalt jah, et mida õliühing kõik katab, aga järelikult see teatud määral ikkagi katame seda gaasi küsimust, aga jah, et kuna meil on need nagu sa ütled samamoodi nagu te katate elektrit. No umbes sama palju jah, et meil ei ole nagu
meil ei ole, meil neid muid asiseid probleeme, mis nagu kõike nii-öelda mõjutavad, on rohkem kui sellised spetsiifilised huvisid, aga kindlasti ma arvan, et transpordipoliitika vaates on nagu mõistlik seda vaadata mitte nagu mingi tehnoloogia põhiselt, vaid vaadata kui nagu sellist ühte üldset või üldist sellist basseini või vanni, eks ju, et samamoodi ma kunagi tegin nalja, kui ma ministeeriumis töötasin, mis on Eesti riigi kõige efektiivsem kliimapoliitika olnud. Kõrge diisliaktsiis, sellepärast, et siis kõik tankimine viidi Lätisse, eks ju, Läti-Leetu, see tähendab, et kogu see CO2 jääb, mis tegelikult tuli siia Eestisse tagasi, mis siin põletati ära, see jäi nagu Läti-Leedu inventuuri, eks ju. Aga seda vist on mingid sellest on tegelikult just ka vastupidi vist, et mingid asjad, mis viiakse Eestist välja ja mis põletatakse kuskil mujal ära, see oli seotud nüüd kütustega, mingid muud toot, ma ei mäletas kõigest metsagraanulite või ükskõik millegi sellise kohta, mis seal on väga öko, aga jalajälg jääb meile. See on see, et vaata, kui sa vaatad ülevalt kosmosest maakirjad, see on jagatud sektoriteks, et siin on eks ju Eesti reostus ja need omavahel ei sekku. Oi, ma saan oma lemmikteema siin, see on hea näide, ma saan oma lemmikteema sisse tuua, mis mul on väga südames, turvas on üks selline teema. Et sa võtad selle kasvuturva, kaevad Eestist välja, siis sa paned ta Hollandi tulbipeenrale, seal ta nii-öelda see CO2 emiteerub ja kogu see emissioon jääb Eestisse. Ja mis on kõige sürrim, see on väga suur kogus. Me räägime sellest, et Eesti kogu transpordi põletatud kütused, umbes 1,2 miljardit on meil nagu transpordikütuseid põletatakse, nende emissioon on mingi selline 2,4 miljonit tonni. Turba emissioon, see, mis sul tegelikult Hollandi tulbipeenrale emiteerub, mis jääb siia Eestisse, on 1 miljon tonni. Ehk siis nagu 1 miljon tonni pluss isegi 1,4 miljonit tonni oli 2021, ehk siis nagu see on nagu selline, kuidas öeldagi, nagu jälle asi, et sisuliselt see emissioon jääb meile, kuigi me ei ole üldse sellega seotud, eks ju, et see on selline naljakad arvestuspõhimõte, et kliimapoliitika on imeline. Jah, et lihtsalt, et kui siin tahanda maailma päästa, et äkki siis lõpeks turvakaevandus ära ja sõidame rahulikult autodega edasi. Enne tuleks ikka endale Excel korda teha Euroopa Liidule, et see on nagu see asi on enne. Aga Tarmo, sa tahtsid küsida tegelikult veel nende teisi uut tüüpi kütuste kohta. Natuke tuleviku kohta, et siin Porsche on siin rääkinud ja nüüd Chilis isegi panid selle tehase käima, mis küll hetkel on muidugi kõlas palju, siis 2 miljonit liitrit tahavad teha aastal 2000, ma saan aru, eks õliühingu tegevjuht, aga see ongi hetkel siukene testplatvorm ja ilmselgelt mõeldudki, et nad saavad oma võidusõiduprogrammides kasutada ja nende jaoks on see loomulikult PR, et poisid, et sportauto ei sure, sest et me, et sul see 911-le me müüme sulle seda e-sünt kütust veel ka aastal 2050. Ja sinu Bemmile ka. Just. Super. Et ei ole nii, et pärast ma ei tea, mis aastal siis 2035 pean ära lammutama. Mis pärast seda saab, siis võid end vaadata. Aga on seda nähaks, loomulikult see ei tähenda, et meil järgmine aasta on tanklapostidel, see on see sünteetiline, mida vesiniku abil toodetakse, mille... Ehk siis nad teevad seal, ma eeldan niimoodi, et nad püüavad õhust CO2 välja, filtreerivad selle CO2, nagu võtavad selle süsiniku molekuli, seovad selle vesiniku molekuliga ära ja siis tekib see süsivesik või süsivesinik, mis siis on nagu kütus, eks ju. Me noogutame siin kaasa... Ma olen kuulnud, et seda vist Islandil tehakse Chilis on ka, ma ei vaata, kas nad nüüd õhust seda CO2 võtavad, aga igatahes vesinik on seal mängus küll, jah, ja siis ta ei ole seda ei ole nimetatud tekstides, siuke suurejoonest, see on nüüd neutraalne, aga see oli vist äkki 80% kukuks nagu see. Kunagi keegi rääkis mulle, ma ei ole ise üldse keemik, aga kunagi, kuigi 10. klassi esimene semester mul keemia oli 5+, aga pärast seda toimus suur langus ja ma ei ole küll keemik, aga ma saan aru, et seal nagu tekib see probleem, et kuna see CO2, eks ju, molekulis, need sidemed, see CO2 on nagu surnud molekul, eks ju, sa pead selle surnud molekuli sisuliselt vesinikuga elustama ja siis saad tast nagu selle energia kätte, et need siis sidemed seal ära lõhkuda uuesti. Et see on nagu selles mõttes, ta on nagu tore, aga ta on tohutult energiamahus, kui sa mõtled juba selle, et sul õhus vist CO2 on mingi 0,04%, sa filtreerid tohututes kogustes
õhku läbi, eks ju, täpselt, mis võtab sul tohutult energiat, siis sa pead veel, eks ju, selle veest eraldama elektrika vesiniku ja siis selle omavahel selle CO2 ühesõnaga, Tarmo, see kõlab nagu kallis lõbu on see, mida Porsche teeb. Oi, see on kindlasti, praegu ongi kallis lõbu, ma pigem mõtlengi, et õliühingu nagu enda, ma ei ütle, et oma strateegiaid juba nende peal teete, aga mis on nagu 15 aasta vaade. Ma tahtsin et kui omanikud küsivad, et kus sa näed, et kus me oleme 20 aasta pärast. Kus me oleme? Okei, nafta ilmselt otsa ei saa, sest seda mäletan juba oma lapsepõlvest alates neid hirmujutte, kuidas on põhimõtteliselt 3 aastat või 5 aastat ja siis on nafta otsas. Aga ilmselgelt selle kasutusele pannakse aina rohkem päitseid pähe ja no ma arvan, et eks ta lõpuks ole selline kombinatsioon erinevatest võimalustest, et noh, see e-kütused osades kohtades on reaalselt ainuke võimalus, et noh, minu Bemmile, Porschele ja lennukitele on sisuliselt e-kütused nagu ainuke võimalus, kuidas siis nagu süsiniku neutraalselt või isegi nagu süsiniku negatiivselt, no sest seal tekib see sama asi, et sa püüad CO2 välja ja siis tekib see nii-öelda miinus sinna juurde, et see on nagu ainuke võimalus, kuidas nagu transporti näiteks lennunduses lahendada. Et kui me räägime 15 aastat perspektiiv, siis ma arvan, et selline vedelate biokütuste buum, seda tegelikult pole veel tulnud, meil oli see toidupõhine vedelate biokütuste buum, eks ju, kui sa tõesti kasvatad rapsi ja siis või maisi ja toodad siis vastavalt kas biodiislit või bioetanooli, eks ju, aga ma arvan, et sellist nagu teise põlvkonna biokütuste buumi meil täna ei ole tulnud, et me kasutame küll tohututes kogustes biomassi, me biomassi kasutame, eks ju, soojuselektrijaamades, aga ma ei oleks nagu ma üldse ei välistaks seda, et mingilt osalt hakatakse seda biomassi kasutama ka vedelkütuse tootmiseks, et need tehnoloogiad on täna nagu seal arendusjärgus ja tegelikult see on ka nagu selline mõistlik ressursikasutus, vähemalt nagu mulle tunduks, aga tehnoloogiad peavad kõvasti edasi arenema. Et kuulajal jääks, ma nüüd otsisin välja selle Porsche või kuidas seda tehakse, sest esiteks miks Tšiilis, sest seal saab toota, seal on hästi hea toota tuulepäike, ühesõnaga rohelise vesiniku tootmisel kasutatakse tuulegeneraatoritest pärit elektrienergiat vee elektrolüüsiks, kus vesi lagundatakse hapnikuks ja vesinikuks. Teises järgus võetakse õhust CO2, filtreeritakse välja ja siis rohelise vesinikuga ühendudes toodetakse sünteetilist metanooli. Ühesõnaga, kõigepealt tehakse tuuleenergiaga vesinikku ja siis vesinikust ja sellest CO2-st tehakse metanooli. No see on ka see, mille pärast nagu seda vesinikumajandust nagu tegelikult nagu peetakse natukene ebarealistlikuks, et sul on see kadu on nagu nii suur, et see, mis sul muidu jõuaks, eks ju, elektriauto akusse, sisuliselt see sama energiakogus, eks ju, nüüd sa pead tegema mitu seda energiatransformatsiooni, et saada see lõpuks see sama kütus, mis sul jõuab nagu paaki siis, eks ju, et see on nagu üks nagu selline negatiivne asi, aga kindlasti ma ütlen, on nagu lahendusi, kus nagu elekter ei olegi reaalne, eks ju, et see ja sinna on vaja täna tehnoloogiaid arendada, et Porsche teeb tänuväärset tööd seal Tšiilis. Nii, aga hakkame asju kokku tõmbama. Tahaksime siis ikkagi teada, et mis siis ikkagi sellises nähtavas tulevikus meil bensiini ja diisli hindadega saab, et ma saan aru, et sa juba kirjutad teksti, kus asjad ei paista head, natukene juba valmistad, kõige tähtsam on ikka inimesed ette valmistada, et halb uudis ei tuleks järsku, aga mis siis saab? No mis siis saab? Ega nagu tegelikult midagi hullu ei saa ju, lihtsalt natuke jätkub selline üles-alla. Turul jätkub, ütleme, ma arvan, järgmine aasta jätkub kütusehindades. Või see aasta sa mõtled nüüd? Ja nüüd see aasta muidugi, jah. Selle aasta jooksul jätkub selline üles-alla Ameerika mäed, eks ju. Palju sõltub sellest, et mis toimub nagu Ukrainas, sellepärast, et kuigi mul praegu nagu justkui tundub, et maailma majandus on jälle nagu vaatab optimistlikumalt tulevikku, siis ma arvan, et sõjategevuse pikaajaline jätkumine võib nagu neid perspektiive nagu muuta, palju sõltub sellest, et mida OPEC nagu otsustab, et mis hetkel neil tuleb nagu selline, mis hetkel neil hakkab nagu valus nafta
hinna osas, et praegu tundub, et neile selline $90, mis Brent praegu on, see sobib hästi, eks ju, ja teiselt poolt Euroopa puhul natuke sõltub sellest, et kus me saame oma diislikütuse, varem me saime Venemaalt 10% diislikütusest, kust see siis nüüd nagu tulema hakkab, et ta tuleb igal juhul kaugemalt, igal juhul tuleb sellest nagu rohkem maksta, et kahjuks see on selline auk, mis me oleme ise endale nagu kaevanud, aga nüüd tuleb lihtsalt seal augus ujuma õppida. Huvitav faktina ma siin vaatasin neid kütuse, hakkasin mõtlema, et meil on, kas ma mäletan, eelmine aasta äkki 2,249 korraks oli vist see hetk, kus Olerex proovis. Aga täpselt aasta tagasi, jaanuari lõpus, kirjutasime, et kütushind tegi nukra rekordi ja ületas esimest korda 1,6 euro piiri. See oli täpselt aasta tagasi. Praegult on see, et kui kütushind on 1,6, siis oled juba nagu tunned, et nagu päris hea. See oli jaanuaris. Jaanuaris, 27 jaanuari. Ja üks asi, mida nagu tegelikult, võib-olla ma kiirelt avan, et üks asi, mida tegelikult nagu inimesed ei adu, on see, et kui vaatad nafta hinda, et eelmine aasta umbes sama, et miks kütushind nii kõrgem on. Aga ma ütlen just täpselt see rafineerimistehaste marginaal, mis on nüüd jälle viimase kuu jooksul on jälle läinud täiesti rekordilistele tasemetele, et see tähendab seda, et kui palju rafineerimistehas siis küsib siis raha selle eest, et ühe naftabarreli ära rafineerib, eks ju, nii-öelda lõpptoodeteks, et tavaliselt oli see tase julgelt alla $30, $30 loeti, et see on selline väga kõrge tase siin aastal 2004 kuni 2008. Eelmine suvi, kui ta oli see 2,249 oli see $60, täna on $40 ja läheb ülespoole, et ma ütlen, et see on nagu selline aspekt, mis jääb nagu vaatlusest välja, aga mis nagu tegelikult mõjutab meie jaoks hinda, et mul kahjuks head uudist siia ilusasse jaanuarisse ei ole anda. Ma lugesin just hiljuti ühe Bulgaaria rafineerimistehase kohta, mille siis toodang kasvas vist 2 või 3 kordseks, aga enamik kõik läks otse Ukrainasse, et võib arvata, et kui seal tootmine tõuseb ja on keegi, kes selle kuskilt kinni maksab, siis nad ilmselt küsivad ka natuke rohkem raha selle kiire liigutamise eest, ja kui üks tehas kuskil on nivisi, ja ilmselt on neid tehasid veel, et selles mõttes see sõja kinnimaksmine meil paratamatult tegelikult ka toimub. No ja nüüd tulevad Abramsi tangid, mis võtavad väidetavalt ülipalju kütust. Aga need mingi erikütusega sõidavad, need üldse täiesti, need ei ole ju diisliga, need on mingi täiesti... Abramsid või? Sõidavad või? Ma kohe ütlen. No nii, kus see militaartund on, et saate äkki seal selle teemaga jätkata. Igal juhul loomulikult see sõjakulu on päris suur, eks ju, eriti Euroopale, aga ma arvan, et rahu saavutamine või selle, et tagada nagu Ukraina võit ja see, et pikaajaliselt oleks meil siin rahulik, eks ju. Ma arvan, et see ainuksena hoiabki inimesi niimoodi, et mitte barrikaadidel, vaid niimoodi Eestis ei lähe inimesed üldse barrikaadi. Ei lähe, ma mõtlen jah, et kuhu see kütushind peaks tõusma. Vaatasin, et Abrams kiirel vaatusel võib sõita kõigega ka lennukikütusega. Okei, aga selge. Aitäh, et tulid. Paljud asjad said palju selgemaks ja kui meil tekib jälle küsimusi, siis me teame, kuhu helistada. Väga tore. Aitäh ja nägemist. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.